Viimane! Sul oli see viimane või? Jah. Vaata kus naerata või? Rohkem ei lüpsa. Viimane toruraisk. Läheb minema. Aga kui me homme tööle tuleme, siis on küll jama ja no ütleme, et ei tule. Sest meil on ju vaja õlut tuua. Meil on vaja pakkida. Läheme ära siit soost. Aga kunagi ei tea, never say never. Ei, siia küll ei tule raisk. Ei, siia ei tule, jah. Siin tahetakse liiga palju ja antakse liiga vähe. Kuule täpselt õigel ajal ju, päike loojuski ja... Ei no lähe vaatame selle teise põllu ka üle ikka. Töötu inimene kolib minema. Majast lisatakse ka välja. Majast lisatakse ka välja. Mis sa organiseerid siin? Puukülmkappi panna. Puukülmkappi panna, sealt kus saab võtta. Mul oli see värk, vaata, ma panin need tuled, noh selle leedi. Aga mis ma tegin oli see, et ma panin siis nii-öelda selle juhtme panin otse esitulle, aga see võib tekitada mingit lühiste. Ega ma teadsin ka, et see kõige parem asi ei ole, mida teha. Samas ei tea ka, miks see hea asi ei ole. Et mingi 2-3 kommentaari oli seda, et see raive põleb sul maha. Siis ma mõtlesin, okei, 2-3 inimest kommenteerib. See tähendab seda, et mingi 10 inimest teab. Siis mina läksin poodi, sest mul on nii-öelda, mida mul vaja oli poest, oli see, et seda komplekti. Siin on siis nii-öelda nagu see relee ja otse kõik see ühendused, et mida see asi teab on see, et vool tuleb siis otse akust, mitte läbi nii-öelda nagu tulede justkui. No ma ei tea, kas mul on pointi siin hakata seletada. Need inimesed, kes teavad, mida see teeb, need teavad ja need, kes ei tea, neil võib-olla ei olegi vaja teada. Igatahes, läksin mina poodi, mul oli seda juppi vaja. Ja see jupp maksis sama palju, kui oli see leedi komplekt. Ja ma vaatasin sinna karbi sisse ja see juhe oli täpselt samasugune üksikuna ostes, kui see, et ma ostan selle leedi. Ehk siis ma ostsin uue leedi endale. Ehk siis mul on nüüd ädine leed, kõva leed. Mul on 2 leedi. Ainuke asi, mis ma nagu tegin, on see, et see on minu enda aretus. Et sellel juhtme komplektil oli see, et sa saad panna ainult ühe tule, aga mina panin siia teisele otsa, ehk siis mina saan panna nüüd 2 tuld. 2 leedi endale ette. Mul on nüüd see küsimus või see valik või see otsus, et kas ma teen siin niimoodi, et mul on 2 leedi opa, bled, niimoodi või siis äkki ma mahutan siia niimoodi. Peab mõtlema. Mõlemad töötavad. Täistuli töötab, kõik on asi. Kõik on õige. Kõik on väga hea. Ma tahan, kas see lüliti ka töötab. Jep, kõik on õige. Asi, mida mul vaja oli see koblakas siin. See on, mul oli siin ka üks varu, vaat see. See oli see, mida mul ei olnud enne. Sest nüüd on nagu see süsteem, et tuled saavad voolu aku pealt, aga signaal tuleb sellest, kui ma panen täistule tööle. Ennem oli see, et ta sai voolu ka nii-öelda tulede juhtmest. Et enam ta tulede juhtmest nii-öelda voolu ei saa, nüüd ta saab otse akult voolu, energiat. Aga nüüd on lihtsalt see koblakas, ma ei tea, mida see koblakas teeb, aga see on tegelikult see oluline asi justkui. Nüüd ma pean need juhtmed kuidagi panema. Ma tahaks selle lüliti tuppa panna, eks on ja salongi. Aga kõrd ma ei näe seda, ma ei leia seda kohta, kus see tuppa läheb siit, sest ma näen, et mul on, see juhe mul on veetud tuppa.
aga see läheb sinna Bardachoki alla. Sinna ma ronida ei viitsi ja ei taha. Rooli ette peaks ka kuskilt siit minema, aga no ma ei näe kuskilt mingit kohta, kus ta saaks millest. Tegelikult peaks mingi keeratav asi siin olema, et saaks lihtsasti minna salongi, aga ma võib-olla jätan need juhtmed kõik siia mootorruumi, et noh, teoorias ega tegelikult ma seda lülitit nii-öelda nagu ei vajuta. Ta ongi mul peal ja ongi pea. Ma arvan, et ma jätan selle kõik selle juhtmeasjad siia, ma panen lihtsalt selle teibiga läbi, et ta vett ei saaks, niiskust ei saaks. Nagu töötul ikka kohane. Nii, korras. No ma kuradi ei leia seda auku, kus tuppa minna, chati ei õpeta ka. No ma näen, et ma sealt alt saaks salongi, sest mul see juhe on veetud sinna, aga mul ei soovi sinna auto alla ronida, ehk siis ma panin kõik siia, ma panin lihtsalt teibi ümber, et ta vett ei saaks. Kus see minema hakata nüüd siis? Tahaks ära minna homme. Tahaks ära minna. Minge ära siis, jah. Aga ma ise ka pakkima hakkan mingi aega, aga korrad leedid on tähtsamad. Sul on aega tulla või? Näita, kui pane sa seega sinna. See on täitsa ääres või? Ei ole. No keskkoht on naade, mütsumärk. Siia. Selle panedki. Selle võib sinna auku ja selle võib sinna. No niimoodi, jah. No mis erinevad? Erinevad üksuse peale lihtsalt. Ei no see peab ka olema. Nii. Vaata. Nagu on. Naabri meil on üks leed. Mul on 2 leedi. No mis sa arvad, ma 4. ei pane siis, jah? Need on päässariks, kurat. Tugevalt on juba või? Seda peaks ka natukene. Ei, see on palju. Niimoodi vist või? Niimoodi. See oli täitsa maha. Ei nagu kaugelt jälle aru saada, et 2 erinevat oleks. Ma olen nüüd omadega Sydneysse jõudnud. Seal sai farmitöö sai tehtud, sinna ongi, seal on lõpparve tehtud. Võtsin Sydneysse siia, selles, et see on huvitav. Et Eestis ma mäletan, kui ma olin, siis Tallinnast Pärnusse sõitmine oli juba siuke tegemine. Ma sõitsin sealt farmist siia, sõitsin 6,5-7 tundi. Ja normaalne, eks perse on ikka nagu see pannkook seal praegu, et nagu kange ja kõik see, aga tegelikult on nagu normaalne. Mõtle põhimõtteliselt, ma sõitsin Tallinnast, ma ei tea, Leetu või isegi kaugemale 600 kilomeetrit. Vaata kuradi, vaata leede. Head leedid on. Läks uks kinni, jah. See auto mul on nüüd siin 12 päeva. Aga siin peaks, see oli kõige soodsam koht, kuhu autot tuua. Näeta, lennuk lendab. See oli kõige soodsam koht, kuhu autot tuua, aga excuse me, do you know where the buses go to the airport? You just need to check the office at the front. Okay, yeah, nice. See koht ei sobinudki. 4. korrusele pean viima tibukese. Näh. Ja siis siia, kui tahad. Eestis nagu üldse jääb siukest. Ja tuleb isegi kõne alla. Me viitsin Tallinnast Pärnusse ei viitsin sõita vaata. Et seda ma loodan küll, et see nii-öelda harjumus. Et see nagu jääks, et noh, nädalavahetus kuskile Lätti minna, justkui nagu siin Austraalias on normaalne. Eestis tegelikult väga nagu ei olnud mul. Aga nüüd võiks olla. Tegelikult on see, et kui sa oled Austraalias keskmine inimene, siis sellist asja teha nagu näiteks nagu praegu teen, et ma mõtlesin, et ma olen Taisse ja ma ostan kohe endale piletid ära. Eestis nagu keskmisel inimesel ei ole ju niimoodi. Sa ikka planeerid mingi pool aasta ette seda reisi, aga siin see raha, see mõtteviis ikka veits muutub, sellepärast et
saad rohkem kätte ja sa saad rohkem nii-öelda ennast, saad rohkem säästa justkui on ju, et sul on kogu aeg see raha olemas, et selles suhtes miks Austraalia on väga hea nendele inimestele, kellel Eestis justkui ei ole nagu liiga palju seda lisaraha, et siin sa saad selle nii-öelda selle mõtteviisi. Mul Eestis nagu enam-vähem nagu oli juba, aga siin on siin tegelikult on natukene teistmoodi see. Oota, kuhu ma lähen üldse? Kohsamuiagi või? Kohsamuid, jah. Ma olin Eestis ka juba enda rahaasjadega nii-öelda nagu tegelenud juba. Et siis mul oli ka nagu see külluse mõttevisus kui on, aga siin Austraalias nii-öelda kui noored tulevad siia Austraaliasse, eks ole, siis siit see külluse mõtteviis hakkab küll. Ja siis ongi see, et kui sa lähed Austraaliast Eestisse tagasi, kui sa oled juba tundnud seda, et sa ei pea rahale nii palju mõtlema, et see, et kui sa poodi lähed, et sa ei vaata, mida sa ostad ja kui sul on läpakas läheb katki, siis ostad uue läpaka, kui sul telefon läheb katki, siis ostad uue telefoni, siis oligi see, et meil seal üks 18-aastane austraallane oli ka seal vahepeal. Ta kus telefon vette ja ostis järgmine päev uue telefoni. Kahtlen, et Eestis 18-aastasel, keskmisel 18-aastasel niimoodi on, et ta läheb telefon katki ja siis ta nüüd kohe ostab välja telefoni ja ei võta järelmaksuga. Et selles suhtes Austraalias saad selle vähem mõnusama rahalise mindseti. Viimasel ajal on tulnud päris palju selliseid kommentaare ka mul siin YouTube'i all, et tegelikult nagu normaalne vend, et jagab nagu piiti, tegelikult ma olen kogu aeg selline, et ma ei ole lihtsalt ennast näidanud sellises vaatenurgas. See on lihtsalt olnud minu otsus, et ma ei ole lihtsalt näidanud seda vaatenurka, ma olen kogu aeg selline olnud. Tegelikult see ongi see, et sina vaatad siit videost mind ja arvad, et ma olen 100% selline, nagu sa siin videos näed. Inimesed magavad põrandal siin. Kui ma magada läheks, ma võtaks mingi lounge'i pileti endale ja ongi see rahaline küllus. Oota, kus ma lähen? Sinna veel. Tahame seda või mitte, aga see raha on tänapäeval päris hea asi, millega igast maailma avastada. Hello! Hello! No. 28C. Huvitav asi, mida mina lennukiga sõites varem kohanud pole, on see, et õhku tõustes ja maandudes ei tohi kõrvaklappidega muusikat kuulata ega nutiseadmetes olla. Alguses ei saanud aru, et miks ma Terminaatorit ja Smilersit järsku enam kuulata ei või, aga tõenäoliselt on see sellepärast, et hapul olukorral on su fookus õiges kohas. Aga kummal pool siin liiklus on? Aga siin ka vasakule, jah? Ma tulin ka õigesse kohta siis. Sinna või? See on äge, et kui vaatega napsule minna, siis tee sinna on ikka maru äge. Noh? Äge ju? Noh, sa poiss. Ikka kõrgelt seal ka. Veel üles või? No, vaatega majad või? Äge reis. Ma põles. No läheb paremaks, aga
no tõusu ei ole enam, aga tee on ikka sama. saab ära lõigata seal pingel. Miami. Mis siin Tais edasi hakkab saama ja kas ma lähen Aussi tagasi või on hoopis plaan Eesti minna, seda näed juba järgmistes videotes.